Hea kuule, minu nimi on Tanel Riivits, ma olen elukutseline jurist ja ma olen viimased 10 aastat tegelenud erinevate laenu- ja võlasuhetega. Ja oma töökogemuse pinnalt ma avan siis videoblogi, mis on mitmeosaline, milles me räägime siis sellest, kuidas anda laenusid, mis sellega kaasneb, kuidas nõuda võlgnevus sisse, milliste ohtudega ja probleemidega tuleks siis arvestada, et laenusuhe ei läheks nässu ja oleks võimalikult kasumlik laenuandjale. Kõige olulisem ja millest me täna alustame on see, et te peate tundma oma klienti. Sel osas saab iga laenuandja teha ise ära väga palju. Nimelt tuleks teha iga võimaliku laenusaaja osas vägagi põhjalik ja mitmekülgne taustauuring. Taustauuringut on võimalik teha täiesti edukalt ka tasuta. Selleks ei pea üldse kasutama tingimata tasulisi registreid ja nendest kõigest me nüüd paari sõnaga räägimegi. Kõige lihtsam, mida ma arvan, on millega on igaüks meist kokku puutunud, on see, et lihtsalt inimese ees- ja perekonnanimi panna Google'isse ja vaadata, milliseid tulemusi see siis annab. Järgmine võimalus on vaadata ametlikud teadaanded.ee kaudu inimese nime järgi, kas teda otsivad kohtutäiturid või on tal seal pankrotiprobleeme, mida tahes. Järgmine võimalus on teil riigiteataja.ee kohtuteave alajaotuse kaudu vaadata, kas inimesel on ees ootavaid kohtuistungeid. Ja samuti on võimalik teha päringuid ka selle kohta, kas inimese suhtes on tehtud varasemaid kohtuotsinguid või kohtuotsuseid. Väga oluline üks infoallikas ja ülevaate loomise juures on tänapäeval ka Facebook, ütlen mina. Et Facebooki lööte sisse näiteks inimese nime, vaatate tema profiili, vaatate võimalusel tema postitusi, kui need on avalikud ja ka nende kaudu tekib teil igasugust mitmekülgset infot. Need on nüüd sellised tasuta võimalused ja nendest ma ütleks veel selle osa lõpetuseks üks olulisim on kindlasti küsida laenusaajalt tema konto väljavõtte. Miks see hea? Konto väljavõttest nimelt te näete ära inimese võimalikud tulud, tema kulud ja saate selle põhjalt teha analüüse. Mis puudutab nüüd näiteks tasulist päringuid, kui te olete krediidiinfo klient, siis teil on võimalik teha inimese isikukoodi järgi päring tema maksehäirete kohta. Maksehäired, kas neid siis eksisteerib või mitte, annavad vägagi usaldusväärse ülevaate inimese maksedistsipliinist ja üleüldse finantskohustuste täitmistest. On oluline märkida, et kui te ei ole krediidiinfo lepinguline klient, siis on võimalik teil paluda, et laenu saaja ise võtab enda kohta maksehäiretest sama väljavõtte. Ja veel üks võimalus, mille järgi te saate väga usaldusväärse info, on see, kui te palute laenu saajal võtta enda kohta eesti.ee kaudu täitemenetluste ülevaade. See annab teile täpse ülevaate sellest, kas inimese suhtes toimub parajasti täitemenetlusi kohtutäiturite juures või mitte. Ja kui neid soovitusi, võimalusi kasutada üksteise kombinatsioonis, siis saate te vägagi usaldusväärse ülevaate sellest, kas inimesega tasub luua laenu- ja finantssuhteid või mitte. Ja sellega ma lõpetan esimese osa, järgmistes osades me räägime, kuidas sõlmida laenulepingut, mida seal tähele panna, kuidas sisse nõuda võlgnevust, kuidas suhelda võlgnikuga ja nii edasi. Tänan kuulamast.